Me ei saa võtta sai oma. Sorry. Mina räägid, sina räägi omast, sina räägid omast. Ma olen näinud. See saia ostmine. Ei, me ei ole selleks raha. Võtan sulle, see läheb lennupiletit eest läheb raha. Ei saa sai osta. Iga sent, mis me kulutame praegu läheb lennupiletit. Mina ei hakka ütlema, et meil on raha. Meil ei ole seda raha. Ma ei hakka valetama. Ei ole jah. Ja vaata nüüd pool tundi hiljem. Pool tundi hiljem laob sisse endale mingisugust nuudlisuppi. Aga lapsele ei saa saia osta. Ei muidugi. Geniaalne. Geniaalne. Miks tal kokteil ees on, aga lapsele saia jaoks raha pole? See on norm. Urmas Living on hardcore difficulty. Ja ei oska rääkida ka. Lõpeta! Okei, kuulge rahvas, ma panen laivi kinni. Kõik ilusad. Oi ei, palun ära pane. Lõpeta! Tahtsin neid toetada suurema summaga, aga Hanna suhtumine tõukas eemal, lihtsalt ülbas minuga. See reisitüli on neil kerjustel nagu sitt kordussaade. Fännid ajager nüüd rahakoti rauad tuliseks, homme peate pappi pritsima hakkama. Õlipats mõtleb juba skeemi välja, kuidas lollides haletsust tekitada. Jaa. Sõitsime, on ju. Siis juhtus see teema, et üks vend sõitis ette ja tagavaate. Huvitav, kas lastekaitse lendab peale? Ma saan aru, et see ei ole väga mitte interneti, aga TikToki lähedane inimene, härra Mihkel, aga nad on TikTokis nii laivis kui mitte laivis on see kuradi lastekaitse neil seal käinud ja seda lastekaitset ei koti absoluutselt. Nii et ühesõnaga, neil on korduvalt juba kodus käinud. Nagu on kildudeks ja ühesõnaga juba peab maksma midagi selle rolleri paranduse eest. Lastekaitsel on pohhu, jah. Eks sellel lastekaitsel on mingisugused kindlad asjad, mis on nagu ette kirjutatud, et kui näiteks neil on olemas, on ema ja isa on olemas ja on näha, et kodu on selles suhtes, et seal saab magada nii, et katus ei lase läbi, puhas vesi on kraanist võtta ja sita potis vesi on olemas, siis ma arvan, et rohkem nad ei nõuagi. Pass kõigepealt kätte saada, ennem me ei saa kriteeriumid on väga madalad lihtsalt. Ühesõnaga. Panemad on narkarid. Ei, ma nõustun 100%. Aga lastekaitse nõuded on väga madalad. Ei ole otsas, aga ma räägin kohe, et kuna me oleme haiged, mina väga kardan selle nohu ja selle köhaga lendamist, sellepärast, et ma tean, kui hull ma olen lennanud ja see on nii valus, et pigem ma oleks natuke kauem siin ja saaks terveks, sest minu... Mida, vittu, mul korra tundus, et tal on mingi tissid paljad, aga ei ole tore. Täitsa putsi. Mul korra nagu kuidagi nagu... Niimoodi valutab. See on... Mul räägi, mul oleks nagu mingisugune... Nüüd ei ole oda, nüüd on puujupp. Nagu oleks siia kohta ja siin on nii valus see koht. Ja see köhimine on väga hull. Nagu vaata, isegi nagu kõige räigem on see, et see Marti ka ei usu seda juttu. Kui juba, nagu sa näed Marti näost juba, selle ülemus narkari näost on juba näha, et kui ülemus narkar ei usu seda juttu, siis miks sina kui vaataja peaks uskuma? Sorry. Aga no vaata, kas see on nägu, mehe nägu, kellel nagu, kes nagu muretseb oma naise heaolu pärast? No ei ole ju. Natuke panen seda. Ma täna jõin mingisuguse kurkumi joogi. Ma mõtlesin, siin on igal pool tegelikult müügil mingisuguse gin-gennid ja mingid joogid. Et... Gin. Lapse eest otse laivis söök ära süüa oli küll jube vaadata ja pärast saia lapsele ei saanudki osta, aga kokteile said küll. Millal viimati tööga ühe sendi teenisid? Norm vabaõhu etendus käib jälle lollile publikule. Mina ei usu Hanna juttu ka, neid inimesi ei saa uskuda. Neela mehe mõõk alla, siis enam ei valuta. Teie haigus on kerjamine. Kui lennupileti raha olemas, makske sellest siis midagi, et oma pass kätte saada, siis on näha, palju puudu tuleb. Toodavad lihtsalt mingid haiget hülge möga. Nagu päriselt, lähme teise maailma lõppu ja siis viriseme, et tahan seda ja toda. Laske maha end, tropid. Uued muinasjutud, lõpetage nende toetamine, kellel vähegi mõistust. Lollid on need, kes toetavad. True take though.
Ja nüüd meil tuli... Mõtle, meil ei ole seda raha. Siukseid inimesi ei ole võimalik toetada nagu. Ei, nagu lennupilotite raha otsas kindlasti ei ole otsas, aga ma räägin kohe, et kuna me oleme haiged, mina väga kardan. Me kohe räägime, aga mina olen haige ja mul on nagu puutükk on kurgus. Ma kohe räägin, aga mul on nii haige praegu. Vaimuhaiged. Kelmid, kaabakad. Tead, kui palju lennupiletid maksavad? Ja 3 inimesele Mine vaata. Ära vaata 1 inimesele, vaata 3 inimesele. 3 inimesele, mine vaatan. Ei saagi täpselt aru, mida see kõhukotiga poiss räägib. Türa Margus Mets, noh. Oi vittu, türa sa oled ikka lege vend. Ma ei isegi tea, kes see vend on, aga ma juba tean, et see on intelligentne inimene. See on intelligentne inimene. Loll inimene ei jätaks siukest kommentaari. See on intelligentne inimene. Annetage raha vähifondi Kingitud elu. Inimesed toetavad täiskasvanud mees, kes lihtsalt manšib raha maha. Nii see algab. Alguses palutakse ja nüüd juba nõutakse. Lisaks, kas seal videos nähtav tädi on keelekastet pruukinud. Ilus perereis tõesti. Käitumine väljendab nagu keegi sunniks reisima ja kerjama. Mees on võlgu riigile, erafirmadele 100+1000. Eks kunagi saab ring täis ja tullakse raha küsima. Ma ei saagi sellest aru, et tüüp on eraisiku pankrotis, ta firma on pankrotis, neil on mingi oma maja. Nad mingi kuradi juudivad ja rotivad, mingi kuradi anuvad seal kuskil interneedumis raha, et käia reisidel aastaid, mitte üks kord, vaid aastaid korduvalt. Ja riik ei nõua neilt seda raha välja või kes iganes seda välja peaks nõudma, inkasso või kes iganes. Kuidas see on võimalik? Ma ei saa aru. Kuidas on võimalik, et ma olen 100 000 võlgu ja mitte kedagi ei koti? Ei, aga kuidas see on võimalik? Ma ei saa aru nagu. Sest ma tahaks ka teada, kuidas see on võimalik. Ma võtaks kohe praegu endale mingisuguse tutika M5 CS-i, võtaks liiparisse ja ma ei maksaks seda mitte kunagi, lihtsalt naudiks ja sõidaks ringi järgmised 5 aastat. Ja keegi ei taha seda raha mult. Et nagu, kuidas see on võimalik? Mina küll tahaks niimoodi elada. Palun selgitage, kuidas on võimalik. Mina tahaks ka nii. Tead, kui palju lennupiletid maksavad? Oi, mul mees on nii haige. Klippige seda. Mees on nii haige. Oi, ma ei tea, mis meist saab. Korralikud hälvikud. Janek Aaron ka teab, mis teema on. Panen ka ühe laigi kohe. Ei ole üldse küsimus. Oi jah, ränd tsirkus, kurat. Mis ma oskan öelda? Haiged inimesed. Oleks pidanud neid ka TikToki erisaatesse panema. Koledad väärakad uputaks ära nad. Anna tundub viimasel ajal puha ära keeranud, tõesti laivides ka räuskab ja jonnib nagu laps. Sul on ju trippermees. Janusel on tripper, Mr. Sister Pister, voodisse pisser, tasku tussi kisser, suudelt pole misse.